Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tervitus, olemegi jõudnud 20. podcasti osani. Mina ikka Ott Pluum ja mul on tegelikult väga hea meel enda vastast tervitada Kris Süldi. Mees, kelle südames on tegelikult ekstreemsport olnud väiksest peale, Viljandi jalgpall, Viljandi burgerid ja tegelikult mis tänases kontekstis kõige olulisem, ta haarab inimesi endaga jooksma kaasa. Ehk siis veab ühte suurt kogukondlikku run-klaavi ehk jooksuklubi Pans Run-klaab. Tere Kris! Tere, aitäh kutsumast! Enne, kui me lähme selle jooksu ja muude teemade juurde, siis nagu ma nimetasin, mehel on vähemalt 70 ametit. Siis äkki sa võtad kiirelt kokku, et kes Kris sinu enda silmis on? Ma ei tea, väikest viisi vedur võib-olla. Et kuidagi on juhtunud niimoodi, et erinevad toimetused saavad omavahel kuidagi kokku seotud ja siis see on siuke nagu vagunite rodu, mida tuleb siis koos sõpradega vedada. Et see on puhas rõõm teha tööna neid asju, mis sulle endale ka meeldivad. Nii et kuidagi tänu sellele need asjad ka nagu haakunud on. Ma arvan, et veduritel peab olema väga hea motivatsioon asju teha. Et sina Viljandi kutina oled teinud igast ekstreemspordi üritusi ja nüüd hoiad 2 käega üleval purksi kohta jooksmist ja nii edasi, et kust see kõik motivatsioon tuleb? No kui ma püüan nagu näppu peale panna, et kus see hoog kunagi sisse sai, siis see tuli sisse sellest, et mulle meeldis väga ekstreemsport, aga ma olen ise kohutavalt arg. Aga kuidagi oli nagu soov ikkagi panustada ja siis sealt ma hakkasin sündmusi tegema ja sündmuste korraldusest on tegelikult moel või teisel kõik need asjad nagu alguse saanud. Et ka VLND burgeri olemus ja kogu see kogukonna värk, väga aktiivne selline kaasatus, need on kõik kuidagi otsapidi viivad tagasi sinna kõige algusesse, kus oli vaja nagu sõpradega koos toredaid asju teha ja seda sama motot või seda eesmärki püüamegi nagu iga päev natuke ellu viia. Et mitte, et sa ei olnud kõige parem nagu kogukonna kõige parem purksivend, vaid sa olid lihtsalt kõige suurem entusiasmiga purkse teha. Põhimõtteliselt küll jah, see on tegelikult tõsi, sest purkse teha ma ise endiselt ei oska. Aga okei, lähme teema juurde tegelikult, mis võib-olla paljudel kuulajatele on võõras või kõlab võõrana, mis on jooksuklubid. Ehk siis me teame, et tegelikult treeneriga võib jooksma minna igaüks. Neid trenne on Eestis tegelikult päris palju, kus siis on regulaarne, rutiinne tegevus, mingid kindlad spurdid, lõigud, iga päev mingi teema, aga teine nurk sellel on tegelikult siuksed community, kogukondlikud jooksuklubid, et mida ka Pans Run-klaab on, mida siis Kris siin veab, aga mis selle nagu jooksuklubi tunnuseks või eesmärgiks on? No Pans Run-klaabi algus, mõnes mõttes läheb jälle meie selle eelmise teemaga kokku, et kui me 8 aastat tagasi umbes Tallinnasse kolisin, siis siin elas ka minu sõber Oskar, kellega me hakkasime lihtsalt koos jooksmas käima. Ehk siis nagu Oskariga teeme me koos ka VLND burgerit, et jooksmine ja sõprus meil on nagu kogu aeg seotud. Sinna külge haakis ennast ka minu elukaaslane Kristiin. Nii et kuidagi nagu kolmekesti koos jooksmine on olnud meil alati teema. Ja siis koos selle globaalse jooksuklubide nagu hüppega tekkis meil endal ka tunne, et tegelikult tahaks teha 2022 me tegime esimese Pans Run eventi, mis oli tegelikult Pans Run 100 kilti, et kõik inimesed said ennast siis Nike Run Clubi äpis regada challenge'ile, tegime ära, loosisime asju, see on esimene väike katsetus, 2023 ei teinud midagi ja 2024 tundus, et nüüd on aeg küps, et proovime siis seda stabiilselt vedada ja tegelikult siis alates eelmise aasta maikuust kuni tänaseni oleme absoluutselt igal kolmapäeval jooksnud, ükskõik kui hea või halb ilm on ja põhimõtteliselt see nagu tausta eesmärk ongi see, et koos sõpradega liikuda. Et kui ma ise täpsamamoodi Tallinnasse kolides kuidagi algus sõitsin autoga Piritale jooksma kodust on kuidagi, et ei leidnud seda päris oma kohta, siis tänu sõbrale sain julgemaks, et võib-olla kutsudagi inimesi sellises lihtsamas ja mugavamas formaadis koos liikuma, et võtaks selle liikumisjulguse kokku, liigume kõik koos
ja miks seda sai tehtud just VLND burgeri alt siis nagu Buns Run Club nimega on tegelikult see, et tal on selline tausta eesmärk näidata kõikidele, kes meiega tulevad, aeg-ajalt uusi ja toredaid Tallinna kohti, restorane, baare, et võimendada veel kord seda sotsiaalset aspekti ja teistpidi tegelikult olla ka turunduslik väljund nende jaoks, kelle juurde me läheme. Ja tänaseks see osa ma väidan, et töötab meil päris hästi. Meid oodatakse külla, meiega tahetakse teha koos asju ja me tegelikult ise tahame ka nii väga käia. Suvel oli see natukene nagu mugavam teha, sooja ilmaga lõpetad ükskõik, kus tahad õues, pole probleemi, et talvel oleme pidanud tegema natukene mugandusi, aga vähemalt ühe korra kuus me mõnes uues ja ägedas Tallinna kohas lõpetame, sööme, joome, naudime, et võib-olla ta oleks selline, ma ei tea, süüme piinadeta koos spordi tegemine, et saame kokku, jookseme, naudime, et teeme sporti, aga mitte liiga tõsiselt. Ma arvan, väga hästi kokku võetud. Aga oskad sa öelda, kas või palju üldse Eestis veel selliseid kogukondi võib olla või kas üldse on Eestis kaardistatud sellist asja? Ma ei tea, kas on kuidagi kaardistatud ja kuidas seda nüüd siis eraldada, et terve ports erinevat spordiklubid, jooksuklubisid on küll. Aga neil on pigem selline võib-olla tulemusele orienteeritud koos spordi tegemine, et meie jaoks ongi hästi oluline, et me püüame selle tulemusele orienteerituse võtta sellest protsessist välja, et keegi tunneks ennast pahasti ja nagu oleks julgust tulla, et küll saab, kõik jõuavad alati lõppu. Aga selliseid võib-olla kogukonna ehitamisele fokusseeritud gruppe äkki on 2-3 veel. Osad, kes alustasid umbes samal ajal kui meie, on juba lõpetanud ja nüüd viimasel ajal on tulnud ka mõned juurde. Et ma arvan, ma tean Tallinna näitel äkki 2-3-5 on veel, aga kindlasti need võib olla kuskil veel. Aga nagu ma arvan, et sa isegi juba oled tunda saanud, et järjepidevus on vist võti, et kui jääks juba 2 kolmapäeva vahele, siis võib-olla see asi enam nii ei veaks. Kindlasti, et kui me alguses hakkasime tegema, siis olimegi mina, Oskar, Kristiin ja õnneks tuli üks Kristiini kolleeg ka, et me päris 3 jooksnud. Täna on meil ikka olukord, kus ikka väga-väga kehva ilmaga on meid ikka enam-vähem 10 koos ja nendel laupäeva jooksudel, mis me teeme, et me lihtsalt juba ise üle 50 ei taha lasta, aga huvi tegelikult oleks. Et siis kuidagi püüame juba natukene seda hulka reguleerida, mis omakorda on kinnituseks, et hoog on sees ja suund on õige. Aga sa ütlesid ka, et see on buuminud justkui see kogu see trend jooksuklubid või kokku saada ja minna jooksma ja üle maailma ja ma ise nüüd enne seda osa lugesin erinevaid artikleid ja kas sa arvad, et see, või mis selle nagu võti on, et miks see nüüd alles jooksmine on ju igapäevane asi olnud võib-olla juba siuke 50-60 aastat vähemalt üle maailma. Miks me nüüd saame kokku ja käime niisama chillimas jooksmas, mitte isegi tulemust taga ajades? Seda saab kindlasti vaadata erinevat viisi, aga me oleme ise seda mõtestanud niimoodi, et äkki pärast seda koroonaviiruse isolatsiooni ja kõike seda, kui me tegelikult olime teistest inimestest, ütleme siis eraldatud, jõuga eraldatud, et siis tekkis ikkagi soov suhelda ja see praegu natukene kuidagi selles viisis tuleb välja, et kui sa ei saanud muud teha, kui võib-olla üksi jooksmaski ja käisid jooksmas, aga suhelda ei saanud. Nüüd saab neid 2 asja kokku panna ja tundub, et inimestele see läheb kuidagi väga korda, et tõesti nagu maailmas ma ütleks, praegu on ikka väga-väga suur buum. Tõesti, seda tõesti saab buumiks nimetada ja tundub, et see ei ole veel nagu isegi tippu jõudnud, et Eesti näitel naguni, et siin on ruumi on veel igas linnas põhimõtteliselt püsti panna see asi. Aga oled sa ise ka üle maailma mõne jooksuklubiga nagu jooksmas käinud? Ei, me ei ole ise kuidagi õnnestunud sellistel aegadel sinna linnadesse, kus me oleks tahtnud käia. Küll aga meil üks väga hea sõber koos oma elukaaslasega koolis Kanadasse, Vancouverisse ja kõige esimesed uued sõbrad nad just jooksuklubis saidki, nii et täitsa oma seda eesmärki nagu kannab edasi. Aga oma asja olete põhimõtteliselt katse-eksitusmeetodiga siis püsti pannud? Just, Instagrami kaudu vaatad, kus keegi mida teeb ja siis püüad sealt nagu enda jaoks olulised asjad kätte saada. No Stebiga koostöös on tegime virtuaalset heategevusjooksu siin sügisel ja meiega astus puntiga tegelikult
et huvitav variant siis kogukonna jooksust on Facebookis hommikujooksjate grupp, kus on üle 5000 liikme ja reaalselt 10 inimesed iga hommik jagavad oma pilte ja kogemust siis hommikujooksust, kes käib veel ujumas pärast ja nii edasi, et isegi virtuaalselt on tegelikult võimalik ehitada jooksukogukonda põhimõtteliselt, et sa tunned, et sa oled one-off mingist grupist, on ju. Et jooksuklubil saab olla mitu nägu. Aga just kui rääkida veel täpsemalt Pans Run Clubist, siis kui keeruline see alguses oli, et noh, sa ütlesidki, et teid oli 3, õnneks tuli 1 veel, aga just see, et noh, teete Instagrami konto, okei, aga mis edasi? No isegi ütleks, et keeruliseks on läinud praegu, et algus oli siuke, et kui failid, siis lõpetad ära. Aga nüüd hakkab tekkima nagu selline väike kohustus, et meid on juba nii palju, tahaks teha järjest paremini ja kuidagi nagu arendada seda asja. Õnneks on tulnud nagu ka toetajaid taha, kelle abiga saab seda teha, et muidu oli see selline VLND burgeri rahakoti südame asi. Et nüüd saab seda kulu ja rõõmu jagada juba toetajatega, et siis on ka võimalik teisi inimesi kaasata, kelle abil seda teha, sest muidu suuresti peaaegu kui just ei ole olnud puhkusel, siis põhimõtteliselt iga kolmapäev 6:30 oled ise kohal ja siis ühe korra kuus iga laupäeval on ju kohal. Et selline tubli rutiini taluvuse test, aga toimib väga hästi ja selles mõttes endale nagu meeldib, aga alguse asjadest ega vist ei olnudki muud, kui tuli lihtsalt uskuda ja vaadata, et küll läheb. Ja niikuinii käisime iga kolmapäev ise jooksmas, siis ei oleks olnud midagi hullu, kui ei õnnestu. Aga tegelikult me nägime mingi hetk, et kolmapäevaks, palju inimesi, kellele kalender ei sobi, on ju, kolmapäeval ei saa tulla. Aga siis, kui me tegime selle esimese laupäeva jooksu ära, siis me mäletame, olime täitsa vaimustuses, et 20 inimest tuli kohale, sõime pärast Põhjala täppruumis hommikust ja siis oli see tunne, et okei, siit saab minna edasi küll. Ja siis tuli nagu seda julgust. Siis tegime veel ära seal suvel paar kuud ja siis augusti lõpus me tegime augusti viimase reede jooksu Schnelli staadionil, mis oli natukene tavapäratum meie jooksuklubi projekti raames, et me jooksime Schnelli staadionil 5x5 kilti. Ja peale selle sündmuse järele video jagamist, siis oli ka jälle näha, et see kuidagi nagu levis sotsmeedias ja kolmapäeviti tuli nagu täitsa palju uusi inimesi juurde. Et tasub teha vahepeal suuri asju, aga muidu olla järjepidev ja niimoodi vist olemegi saanud selle asja täitsa hästi enam tööle. Aga milline näeb iga kolmapäevane Pans Run välja? Mis see nagu kontseptsioon on? No suuresti on ta lihtsalt nii nagu ta on, et saame Mikkelleris vanalinnas kokku kolmapäeval 6:30, jätame riided sinna ilusti kappi, kes tahab, saab vahetada riided ära vetsus ja jookseme 5 kilti erinevatel vanalinna radadel, vahepeal jõuame Koplisse, vahepeal jõuame mujale ja siis lõpetame uuesti seal samas vanalinnas, joome teed, joome õlut, kes tahab ja lähme koju ära, et selles mõttes ta ongi selline väga lihtne formaat ja kui sa ei taha tulla sisse, siis sa võid tulla lihtsalt õigeks kohale, joosta ära, joosta koju edasi. Ka seda tehakse väga palju, et lihtsalt saaks satsiga koos joosta ja rääkida. Et igaüks, ma arvan, selles formaadis midagi endale leiab, aga polegi midagi hullu, kui see ei sobi. Et seda tuleb ka alati nagu silmas pidada, et see kõigile võib-olla lihtsalt nii ei sobigi. Ja tempomeister teeb mis tempot? 6:20 1 kilomeetri kohta. Et tundus endale, et võib-olla siuke hea tempo ja nüüd siis 9 kuu jooksul võib-olla 4-5 inimest on otsustanud poole peal, et nad tegelikult ikkagi ei jõua ja ei ole lõpuni tulnud. Et võib-olla selles osas on nagu hästi. Kiiremad jooksjad kindlasti peavad ennast natuke tagasi hoidma ja võib-olla... Aga see on lihtsam kui tagantpoolt kiiremini joosta pigem. Just. Ja endale ka, et kõige raskem asi selle asja juures ongi siis, kui sa pead olema tempomeister. Et muidu on seal äge chatid ja räägid jutt, aga kui sa seal ees oled, siis on jälle väike vastutus. Aga sa just ütlesid, et inimesed saavad tulla, riideid vahetada, praegu vaatame õue on ikkagi märg, külm ja pime, nagu ikka Eesti talv. Kas inimesi peab praegu nagu kuidagi sundima või utsitama ka veel lisaks, et nad tuleksid või tegelikult on juba, teie näitel on nagu selline baastuumik koos, et tegelikult justkui kui nüüd tänasest päevast reklaami teeks, inimesed oleks ikka kohal?
no tundub küll praegu nii, praegu on need, kes on siis tublimad käijad, pigem ütlevad, et nii hea, et see toimub, seepärast muidu ma kindlalt selle ilmaga välja ei läheks. Et hakkab tööle hoopis teistpidi. Või meil oli siin 25. detsembril, ehk siis täpselt jõulude päeval oli ka üks jooks ja peaaegu 10 inimest oli kohal, kes olid mingi saingi jõululauast välja, et ennast liigutada ja jooksime ka 1. jaanuaril õhtul. Ja jälle oli peaaegu 40 inimest kohal, lihtsalt, et miks mitte ja ilm oli tegelikult kehva. Et seega ilmas tegelikult ei pruugi üldse küsimus olla. Täna tundub juba nii jah, et tegelikult on ju see kehva ilma ja õige riietuse asi ikkagi kehtib, et kui vähegi on head kihid, siis pole hullu midagi. Pussnuga ei saa, siis tegelikult jooksuilm on alati suhteliselt just, kui just ei ole mingi superlibe, siis saab nagu libe on nõme, jah, olen täiesti nõus. Aga sa oled maininud ka seda sotsiaalmeedia poolt ja turundust ja võib-olla enda siis sinupoolset initsiatiivi koostöös siis VLND burgeri ja jooksuga ja nii edasi, et see kõik on nagu teil sama masti, aga nagu väga hästi kuidagi organiseeritud, et kas jooksuklubi justkui turunduslik pool on sama oluline kui jooks ise mingil määral? Väga hea küsimus. No tõenäoliselt ikka, et miks me, millega me oleme ise väga rahul selle Buns Run Clubi tegemise juures ongi see, et meil on sattunud nagu väga like-minded people, et meil tõesti on head inimesed, kellega on iga nädal tore juttu rääkida ja tundub, et see sarnaste inimeste, et see turundus toobki neid sarnaseid inimesi ja siis sellest lõpuks tekib nagu mingi asi, mis taastoodab ise ennast. Et see on võib-olla kõige suurem õnnestumine ja nüüd juba küsimus läks meelest ära. Jaa, aga siis ma teen lihtsalt promo, et Instagramist leiab Buns Run Clubi üles, et olge see inimene, kes viib varsti 1000 jälgeni selle konto oma hetleks. Pole väga palju jäänud. Ja mis on Eesti mõistes tegelikult päris sõge number, ütleme niimoodi. Jah, no pluss, et ta on nagu sisuliselt ainult Tallinna keskne. Küll aga veebruarikuust me hakkame tegema üle nädalaga Viljandis. Et on tulnud signaal, et inimest tahaks proovida seda siis Viljandis ka katsetada seda formaati, nii et vaatame, kuidas õnnestub. Sisuliselt tulevik võiks olla, et võtad Eesti üle. Jah, aga sa rääkisid veduritest, et kui teie olete praegu vedurid olemas, aga mis siis juhtub, kui teid just sel kolmapäeval kõik olete korraga reisil, et mis siis saama? No meil juhtuski niimoodi, et Oskar tegelikult augustikuus jalkat mängides vigastas põlve ja mina ja Kristiin olime peaaegu terve septembrikuu Eestist ära, aga siis tulebki see kogukonna värk mängu, et tegelikult on juba täitsa hea hulk inimesi, kes on meiegi nii palju käinud, et nad teavad täpselt, mida teha, tuleb lihtsalt paluda ja siis saame kõik oma asjad tehtud, et me sellel aastal juba ennast säästvalt püüamegi olla arukamad ja võib-olla seda koormust jagada kõikide teiste inimestega, kes nagu aktiivselt käinud. Entusiasti on veelgi arvatavasti. Just, ja huvi selle vastu on täitsa olnud, et saame ka asjad tehtud siis, kui ennast ei ole. Et see vist pidigi olema antropoloogide jaoks kogukonna tunnus, et kui see käib ka siis, kui vedurid on ära. No nii, et tõmbasite õige asja käima. Loodame. Aga mitu kuud sa ütlesid, et te olete teinud seda? Alustasime mais. Okay. Mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember, jaanuar. 9 kuud. Kuidas enda vorm 9 kuuga paranenud on? Mulle paint halvemaks. Ainult kolmapäevadel loodadki praegu? Ei, tegelikult mina jooksen peaaegu iga päev, küll aga oma nagu mingeid 5-10 kildiseid otsi. Aga ma lihtsalt ei tee väga palju muud kõrvale ja mul on burgerite ettevõtted, seal tasakaal on paikast ära. Aga okei, jooksed. Aga miks sa jooksed? Ma kunagi hakkasin jooksma sellepärast, et oli vaja mingit väga head viisi, kuidas seda tööpäeva järgselt stressi maandada. Ja siis see tegelikult ongi jäänud külge ja mingi hetk on tekkinud tunne, et tegelikult ilma enam ei saa, et tekib mingi rahutuse tunne sisse, kui sa tead, tegelikult peaks minema, aga pole läinud, siis lõpuks olgu kell või 10, lõpuks peab vist ära käima, seepärast, et muidu ei saa seda rahu. Et see harjumuse tunne on nii tugev sees, et ma püüangi iga kuu joosta vähemalt 100 kiltsa. Et seda siis saab nagu selle sisemise pinge maandatud ja mõtte puhtaks, et eriti pikematel jooksudel see aitab ikka väga hästi saada nagu mõtted joonde. Ja muid eesmärke ei ole? Selles suhtes, kas sa nagu sportlikult sead endale, näiteks uus aasta algas ka praegu, et
nüüd lähen teen selle maratoni ära ja jooksen selle aja 10 kilomeetril. Ei, selles osas ma kuidagi olen jah sportlikult väga vähe ambitsioonikas, et ma arvan vastupidi, sa oled ühiskondlikult väga kasulik liige, kes saabki aru, et ta teeb tervise jaoks seda mitte tulemuse peale. Ja, aga seest elukaaslane mul väga, Kristiin on väga selline, et otsustas, et läheb teeb poole maratoni, läks ja tegi ära, et sellest võib-olla oleks õppida, et vahepeal peaks ennast ka võib-olla sellest mõnusast mugavusest välja suruma, et sellest kindlasti midagi halba ei juhtu. No sa ütlesid, te jooksite 5x5 kilomeetrit, kas sa jooksid ka selle? Jaa, jooksin. No siis sul on põhimõtteliselt linnuke kirjas poolel teel maratoni. Okei, aga tehakse nalja üle maailma ja tegelikult see ei ole enam nali vist isegi, et jooksuklubid on paremad kohad kui Tinder. Jah, on küll. Et leida nagu tegelikult ka tutvusi sarnaste inimestega. Noh, Tinderi näide on võib-olla liialdus, aga just selliseid sõpru, tuttavaid, samaealisi. Ja kuna me vist oleme aru saanud ka tänapäeva ühiskonnas, et kuidagi noorem generatsioon on hoopis eeskujuks võtnud mitte pidutsemise, vaid just ongi healthy lifestyle, kuidagi enda peale mõeldes. Et kas Buns Run Club on ka leidnud mõne armastusloo? Ei ole, esimest beebit ka veel pole. No 9 kuud on just alles olnud ka. Aga ei, vist ei ole ühtegi armastuslugu sealt alguses. Aga sõprusi? Sõprusi on, ma arvan, saanud tegelikult vähemalt sellise sädeme sisse kõvasti, et me isegi oleme saanud endale väga palju häid, ütleme siis vähemalt häid tuttavaid juurde, et kas see siis pikaajaliseks sõpruseks areneb näis, kui see projekt kunagi läbi saab. Et kas ikka peale seda edasi suhtleda, aga ma arvan, et ta sellise nagu suhtluse sütitajana töötab ikka väga hästi. Et ega tänagi mina olen siin ju selle pärast, et sa tulid ka jooksma. Jah, ega ma muidu tegelikult ise ka ei teaks sellest midagi, kui ma ise oleks koha peal käinud ja näinud. Just. Ja noh, tegelikult selle küsimuse teine pool on veel natuke see, et okei, inimene tegelikult tahab tulla jooksma, aga ta võib-olla ei tahagi esialgu väga sotsiaalne olla. Et äkki sul mõni nõuanne, et kuidas see inimene võiks ennast valmistuda selleks, et kui ta tuleb jooksma, et ta tegelikult ei pea kõigiga seal sõbraks saama vastupidiselt ka, et ta võib niisama hängima ka tulla. Ja muidugi, seni ongi jäänud selline mulje, et kui on sellised natukene võib-olla pelglikuma loomuga inimesed, siis esimene soovitus oleks tulla varem kohale. Sest keegi meist on ikka 15-20 minti varem seal ja siis saab juba nagu mugavalt tegelikult sisse elada ja esimesed tutvused ära teha. Pluss alati ka peole on parem minna esimesena, siis peavad teised kohanema sinuga, mitte vastupidi. Ja sina oled peo peremees juba. Täpselt, et see oleks kõige parem soovitus ja siis juba leidagi endale keegi, kellega võib-olla tundub, et jutt jookseb ja saab nagu koos ka päriselt. Või siis võtta esimesest korraks keegi ise kaasa. Täpselt, ka seda on väga palju tehtud, et tullakse koos sõpradega. On tuldud ka emade ja isadega, et kuidas kellelgi suhted on. Sest see on kõigil ikkagi lõppkokkutes. Muidugi. Ainuke piir on tempo umbes, et kui päris raskeks läheb, siis ei tasu alguses tulla võib-olla, aga vanuse piiri küll ei ole. Ei ole, et meil on juba käinud täitsa igas vanuses ja vormis inimesi ja tundub, et see, kes on tulnud, neile meeldib ja selles mõttes kõik on oodatud. Äge. Aga Buns Run Club, ma lugesin jällegi eelinfot, siis näiteks üks jooksklubi maailmas on teinud niimoodi, et nemad teevad ka kolmapäeviti, aga tulles siin Tinderi näite juurde tagasi, et näiteks vallalised kannavad musta ja need, kes on võetud, kannavad valget. Ja see oli suur grupi foto, enamus oli mustas. Must meri oli, sellepärast, et seal 100-200 inimest oli korraga kohal ka. Aga natuke edasi minnes, et kas Buns Run Clubil on ka nagu rõhu mingitele, ma ei tea, värvidele või sellisele merchile või kindlatele tunnustele, et nagu keegi näeb mingit punti jooksmas, siis nüüd saabki nagu vaadata, need on Buns Run Club. No me mingi hetk kindlasti oma sellise nännini või jooksuriietuseni jõuame, aga täna ei ole otseselt sellele rõhku pannud. Võib-olla just sellel samal põhjusel, et kõik tunneksid, et nad on oodatud täpselt sellisena, nagu nad on, et kui me hakkame seda väga nagu kiistama, siis see kindlasti hakkab ka inimesi peletama, et ei tea, kas on need õiged asjad selga panna ja nii edasi ja nii edasi. Et staatust ei hakka nagu looma. Püüaks pigem mitte, et sellepärast on meil ka sündmust kõik tasuta, isegi kui meil on need laupäevased erijooksud, kus kõik saab pärast kõhu täis ja kohvi ja mahla.
et ka siis ei ole me raha küsinud ja võtnud seda kui nagu turunduskulu, et kõik saaksid tulla, kõik saaksid nautida, et ei oleks seda väikest barjääri ees. Selle osas ka isiklik kiitus teile, et noh, see korra nädalas treening mõnes muus kohas võib-olla maksaks päris palju isegi kokkuvõttes aasta lõikes näiteks, et teie teete seda kõike nagu omast tahtest tasuta, pluss te hoiate inimesi väga hästi kursis sotsiaalmeedia vahendusel ja jagate ka seal nagu infot ja noh, ütleme nii, et viitsite jännata kogu selle muu poolega ka, mis tihtipeale, kui ma üritasin ise guugeldada ja otsida Instagramist ja jooksuklubisid ja nii, noh, nagu sa ütlesidki, jooksuklubisid on olemas, aga sellised ühiskondlikke ka, siis tegelikult igal pool on kas vana info, puudulik info, et teil on tõesti see siuke up to date väga hästi. Ja sa rääkisid ka nüüd eriüritustest, et mõnest kindlast, või mitte mõnest kindlast, vaid mõnest näitest, et ma sain aru, et iga kuu on siis üks plaanis tavaliselt. Standardkuul on jah, ühe korra kuus mõnel laupäeval püüame minna mingisse uude restorani või baari, kus keegi pole veel käinud. No mingi hetk see saab otsa, mitte et me ei jätkaks seda formaati, vaid kohad hakkavad lihtsalt korduma, sest noh, Tallinn on lõpuks suure linnana ikkagi suhteliselt piiratud võimalustega varem või hiljem. Aga püüame jah seda hoida lihtsalt sellepärast, et väga paljudele kolmapäev ei sobi. Et kui nad tahavad liituda, nad saavad ikkagi tulla ka laupäeviti. Plus laupäeviti me jooksime 7 kilti ehk natuke rohkem. Kui keegi tahab, saab teha natuke pikema trenni. Ja siis ikkagi see jälle pärast see sotsialiseerumise aspekt on ikka seal päevavalges söögi kõrval hoopis teine. Et see kuidagi liidab inimesi ja see ongi eesmärk. Et saavad inimesed näha uut kohta, süüa juua midagi head ja suhelda. Aga selle eriürituse nii-öelda koostöö pool, et see tuleb, noh, te ise peate ju kõik selle lõpuks välja ajama või praegu on juba täpselt te olete selle taseme saavutanud, et kõik tahavadki, et te tuleks külla. No see mainisid, et juba toimib see ka, aga... See toimib jah, aga algus kindlasti me otsisime ise, keegi ei saanud aru, mis see jooksuklubi on, aga tänaseks ma arvan, enamik juba teavad, mis see on, noh, kus nad liituvad, see sõltub iga ühe nagu eripäradest. Aga nüüd näiteks me tuleb märtsikuus, tuleb Vastla kukli jooks, mis on õigel Vastla päeval, mida soovis teha ise Karjase sai. Et tuleb ka ise pakkumisi ja inimesed näevad, või siis ärid näevad, et sellest võib olla neile tegelikult ka kasu. Et okei, sa ütlesid, et meil on umbes seal natuke alla 1000 followeri, aga see levib palju kaugemale ja Eesti mõistes sellel juba võib olla tegelikult ka väike nagu turunduslik positiivne nõks üles poole. Ta ei ole kindlasti mingi maailma kõige suurem asi, aga ta on ikkagi midagi. Kindlale sihtgrupile kindlasti väga oluline, et noh, Karjase sai selles suhtes vastlapäeval joosta, ma arvan, et see on väga hea lüke. Ja, et nende poolt kaval lüke ja meil on väga hea meel, et me saame seda teha. Nii et kui kellelgi tekib häid ideid, kuidas teid kokku siduda, siis saab teid põhimõtteliselt broneerida juba võib-olla tulevateks kuudeks ette. Jah, vabalt, et andke ainult märku. Hea meelega teeme pikki plaane. Okei, aga pikkadest plaanidest rääkides, et mis Pansi eesmärk on tegelikult tulevikuks? No mõõdukalt kasvada, aga mitte liiga suureks, sest tegelikult see nagu enne sa öeldud, see nagu sarnaste inimestega koos käimine on vist osa sellest võlust, et kui ta läheb nagu liige kuidagi messiks, siis kindlasti need nagu tuumiku inimesed võib-olla kuidagi saavad aru, et see äkki pole ikka enam see minu koht. Mistõttu me ei taha ka need eriüritusi ajada nagu liiga suureks ja võib-olla mingi hetk siis luua nendele inimestele, kes käivad tihedamalt, on rohkem äkki mingeid benefite juurde või pakkuda mingeid ägedaid võimalusi, et kui keegi ütlebki, et okei, ma tahan sellel aastal minna maratonile, siis teda toetada selles teekonnas. Ja kui selgub, et neid inimesi on 10, saame ka sellega aidata. Et reaalselt luuagi sellist koos jooksmise ja olemise kogukonda, et ma arvan, see võiks olla nagu kõige suurem eesmärk. Ja siis olla nagu hea partner kõikidele brändidele, kes selle vastu huvi tunnavad. Et see on siin Eestis haruldane, et kellegagi saab nagu muretult koostööd teha ja see on meil tegelikult täna õnnestunud. Aga millisena sa ise unistad, et Band Run Club, ma ei tea, no teeme 2 aasta pärast on? Ma ei ole selle küsimusele mõelnud tõesti, et ma jään vist vastuse võlgu isegi. Parem kui täna.
siis tuleb pingutada, sest praegu ta on juba päris hea. Ja no me näeme tõesti, et sa ütlesid, et me näeme selle nagu Sigri-Migriga päris palju vaeva, mis on just see info ajakohasus, et kõik oleks teavitatud. Et püüame seda saada kuidagi veel paremaks ja võib-olla teha, no et me tegime seda 5x5 sündmust, et võib-olla mingeid ägedaid formaate veel tuua Eestisse juurde, et seda sellist spordielu kirgastada. Et tegelikult on ju maailm täis ägedaid asju, mida tehakse ja vahest tuleb lihtsalt inspireeruda, mitte kopeerida, vaid vaadata, mis on need ägedad aspektid, mida kuskilt on võimalik siin Eesti oludes ära teha. Nõus. Aga mis see lagi on? Kui palju näiteks ootate huvilisi? No ühele jooksule või kas te olete ette ka kujutanud kogemata pilt, et oih, see kolmapäev tuligi 150 inimest ja tundub nagu oleks avalik üritus Tallinna Raekoja platsil põhimõtteliselt? See avalik ürituse asi ongi meie tõenäoliselt suur probleem, sest et Tallinna kõnniteede laius on osutunud meile tegelikult päris suureks probleemiks, mis tõttu me nüüd laupäeva jookse üritamegi teha pigem vara, et isegi kui meid on nagu 50 tükki rivis, siis see uss läheb väga pikaks, kuidas see spooridelt läbi saada ja kõik need asjad. Ma arvan, et kuskil 100-150 inimese juures peab hakkama juba oluliselt hoolsamalt planeerima neid marasruute, et kuidas see tegelikult targalt ära teha, et mitte kuskil liiga palju passida või jääda punastega tee peale või lihtsalt hõivata kogu võimalikku kõnniteed, sest sellest ei ole ka kellegil rõõmu. Et mingi aeg mõtlesime, et võib-olla peaks Tour de öö kuttide ja tüdrukutega rääkima, et kuidas see teede kinni panemine siis päriselt käib, et äkki prooviks mingi gigajooksu teha, ajaks 1000 inimest kokku, vaataks, mis saab, kui me kõik koos jookseme. Siis mõtlesime, et see uss on ka ikka päris pikk. Nojah, aga jällegi üks idee juures. Jah, et korra sellise suure ühisjooksu idee oligi siin, kui me maikuus saame siis 1 aastaseks, et äkki punnitame midagi ära, aga lubadusi julge anda. Siis tuleb parki minna nagu. Jah, põhimõtteliselt. Selles suhtes, et maailmas ilmselt parkrannid on vist kõige sellisemad sarnasemad või populaarsemad, kus ei pea kuskil passima. Just. Aga Eestis on parkide kilometraaž suhteliselt väike. Sest tuleb mitu ringi teha lihtsalt. Aga okei, me rääkisime ära tegelikult enamus teemad. Me rääkisime selle ära, kes on oodatud jooksma, kõik on oodatud jooksma. Aga siis võib-olla üks asi, et mida on vaja, et tulla jooksma sinu arvates? Head tuju ja tosse. No adekvaatset riietust ja soovi tulla, et ega mitte midagi muud ei olegi vaja. Et suvel üks poiss tuli lühikeste pükste tossude ja 5 õllepurgiga, seepärast, et tal tahtis iga kilts 1 õlle ära juua. Et tuleb lihtsalt tahta tulla ja küll saab. Siinkohal tuli just meelde, kuidas liitsin, käisin siis eelmisel eriüritusel, mis oli ka laupäeval ja meiega Kalamajas sidus üks täiesti tavaline talveõppega parkaga poiss oma tossupall kinni, umbes 25-aastane. Hakkas meie kõrval jooksma, siis küsis poole minuti pärast, et mis värk sellega on, miks te jooksete. Siis tekkis mul sama küsimus tema kohta. Sest ei, et te jooksete mul põhimõtteliselt koduni, et tundub, et on sama tee. No ja siis ma sain aru, et ta tuli peolt, aga tal oli, see oli hoog oli sees juba eelmisest päevast, et ta mõtles, et okei, kui juba, siis juba ma teen selle jooksutiiru ära ja lähen koju magama umbes. Väga õige, meil on Viljandiski sõpru, kes on jooksnud peolt koju mitu kilti, saab lihtsalt kirjamini koju. No täpselt, et temal oli ka tahtmist. Sest sellel AVR-i jooksul, mis meil oli seal Snelli staadionil oli ka, et meil oli staadion tegelikult planeeritud, aga mingi kutt tuli sinna lõike tegema. No lihtsalt oma trenni ja siis ta vaatas, et okei, mingi asi toimub, ma jooksen ka. Ja siis ta tegi vist 2 või 3 tsüklit ka, siis tegelikult ei saa aru, mis teil siin on, ma olen minema. Aga sai oma 15 kilt ära joostud ja lõbus oli ka, aga ta lihtsalt sattus kogemata ja keegi teda ju ära ja las ta jookseb. Muidugi, jooksmine on tasuta. Täpselt. Okei, aga siis tõmbame sellele jooksuklubi jutule võib-olla joone alla, aga küsiks veel sinu kohta mõned sellised küsimused, et inimesed võib-olla saavad sinu käest mingeid häid soovitusi või nippe veel teada. No proovime. Et siuke kiirem round, vastad nii nagu tuleb. Okay. Esimene küsimus, see on kõigile. Mis on sinu jaoks heaolu? Rahulolu iseendaga. Meeldejääv on paik, kus oled jooksnud?
Issand, väga hea küsimus. Me käime Itaalias siukses linnas nagu Chiavari ja iga aasta puhkamas ja siis me jookseme seal sellistes väikestes kodumägedes. See on kuidagi raske, aga ilus. Anna üks artist või playlist, mille järgi sa jooksmist naudid. Ma kuulan joostes aeglast džässi. Ops, kui ma ootasin kõike muud kui peale selle, aga see on väga hea vastus. Aeglast džässi. Aeglast džässi. Kas kirjutadki Spotify'sse slow jazz ja see on kunagi tegelikult siuke artist nagu Berlioz, ehk siis see on mingi house jazz. Seda kuulan, see ei ole tingimata aeglane, aga sealt sellest Spotify radiost hakkas tulema igast imelik ja siis mõtlesin, okei, see on hea, see nagu käib kõrvas, aga ei sega mõtlemist. Ja podcast'e tegelikult kuulan ka, aga see pole nagu artist. Ja see küsimus veel tuleb. Mis sul lemmik spordibränd on? Issand. Oleneb nüüd asjadest, näiteks mulle meeldivad väga palju Nike riided, aga võib-olla natuke rohkem New Balance'i tossud. Samas on nii palju ägedaid uusi jooksubrände tulnud, et Satisfy mingid riided ja asjad. Tegelikult mul ei olegi ühte lemmikut, et igaks asjaks on nagu miski asi võib-olla parem ja vahvam. No see, kellega Pants Run Club käed lööb tulevikus. Ja, ei sellest aastast me töötame Nike'iga koos. No, siis on praegune vastus on teada. Praegu Nike. Järgmine küsimus ongi tegelikult lemmik jooksutoss. Mul olid suvel New Balance'i mingid rebelitossud. Need olid tõesti väga head tossud. Need on üle maailma väga soovitatud. Et ma olengi ise selles mõttes ka natukene väheteadlik jooksja, et Oskar on meil pundis kindlasti see, kes teab varustusest olulist rohkem. Et ma proovin jalga ja mis sobib, sellega ma jooksen üldiselt. Ja see sobis, ilmselgelt. Okei, aga üks podcasti või raamatu soovitus? No kuna ma olen jalka maailmas ka väga sees, siis ma kuulan seda BetSafe'i jalka podcasti liiga palju. Kas sa vaatad ka seda? Ei vaata. Ma reaalselt joostes ainult kuulangi seda. Ja viimase küsimus on üks rutiin, mis annab äkki su igapäevale mingi hoo juurde või hoiab värskena? Joosta vähemalt 5 kilti päevas. Ja kas sa suudad seda iga päev? No põhimõtteliselt on väga pikki perioodi, kus ma suudan seda teha iga päev ja siis kui ma jään haigeks, siis jääb väike paus vahel, aga üldiselt ma üritan seda teha. Just. Okei, aga siis ma arvan, et me kõik saime targemaks, mis asi on jooksuklubi ja kuidas seda kõike saab ära siduda nii turunduse, ägedate inimeste ja kõige muuga. Tulge liituge sel kolmapäeval juba, ma arvan siis. Täpselt nii. 18.30 ja Mikk Kelleris Kullassepa 4. Ja leiate Instagramist üles ja tegelikult miks Chris siin Stebi podcastis just on ka see, et tegelikult mingi liikuge lihtsalt. Ja ma arvan, et see on niisugune hea näide, kuidas hea suure grupiga saab väga palju motivatsiooni koguda, et võib-olla lõpuks ise tervemaks saada. Kindlasti. Aitäh, mina olen Ott ja minuga oli Chris. Aitäh, tšau.